No nii, Main One'iga sai siis 3 kuud täis. Ma praegu olen paalil, nagu näha. Teeme väikse kokkuvõtte, räägime numbritest, räägime, mis läks hästi, mis läks halvasti ja mis on meie tulevikuplaanid ja need on actually awesome. No nii. Kuule, see YouTube'i värk juba vaikselt hakkab tööle ju. Esimese videoga mingi 8000 vaatamist ja Kristjaniga teise videoga juba ka mingi 2,5. Igatahes Main One'iga siis tänasest päevast märgib see, et oleme 3 kuud seda teinud. Suht palju on läinud hästi, suht palju on läinud halvasti, aga see ongi kõik nagu osa businessist. Et kõik eesmärgid, mis me seadsime teiseks kuuks, said nii-öelda tehtud kolmandaks. Ma võin paar tükki ette lugeda. Kui vaatate selle esimese kuu videot, siis ma seal rääksin nendest. Eesmärk oli siis esiteks tõsta usaldust, teha see sneaker tag, email flow'd, customer review'si tuua rohkem välja, näidata rohkem tooteid ja kaasata kuulsusi. Siis teine oli see, et teha kõik email flow'd ja alustada adside katsetamisega ja siis tahtsime teha 5000 käivet ja et meil oleks kuskil 300 või 500 toodet. Nii, teisel kuul millegipärast asjad väga ei liikunud edasi, aga eks me ei saa ka olla kärsitud, sest ettevõttes tehes 2 kuuga ei juhtugi midagi. Nüüd, 3. kuu. Meie käive oli boom. 4187, mis on ülihea. Ja see on päris see 5000, mis me sihtisime teise kuu lõpuks, aga see on ikkagi suht 3-kordistumine teisest kuust. Ja see on kõik loogiline, usaldus on hakanud tõusma ja me oleme lihtsalt olnud piisavalt kaua pildis. Üks suur põhjus, miks ma arvan, et müügi on hakanud tõusma, on see, et me oleme teinud rohkem nagu toote showcasing ut, pluss see kuu me testisime ära siis selle nagu droppide tegemise. Tegime esimese dropi, me panime valged Air Force'id 110 euroga müüki, neil oli siis 48 tunni shipping ja nagu complimentary tooted juurde, mis nagu on kõik sellised ülihead offerid. Ja tundub, et see töötas, nagu isegi kui inimesed ei tahtnud osta valged Air Force'e, neil kuidagi tekkis see nagu ostu mindset ja sel nädalal actually tuli iga päev vähemalt 1 müük. Ehk siis nädal aega järjest tuli nagu korralikku müüki. Tegime ka meetingu tiimiga, et mis me tahaksime 3. kuul saavutada. Ja tõesti, nüüd on väga suured eesmärgid. Nagu osad on märganud, meil see tüdruk Brandface enam ei tee meiega koostööd ja vaatamised hakkasid langema, sest ikkagi töötab see tüdruku ja poisi nagu selline, nagu jah, nende kombinatsioon. Nüüd siis kui me hakkasime uusi otsima, alguses kuidagi nagu mõtlesime, et kust leida, kust otsida ja osanud väga, kuni me mõtlesime suva, paneme story ja läbi story actually tuli, no mina ja Tristan panime üle 30 inimese, kes kirjutas, et nad kuidagi tahaksid olla meie sotsiaalmeediaga seotud. Ja vau, sealt tuli korralikult. Inimeste kvaliteet oli nagu seinast seina. Need, kes tundusid kvaliteetsemad, nendega tegime ka kõne. Ja nüüd on tõesti lõpuks niimoodi, et nagu väga raske valik, et nagu kõik on nii head valikud. Siis me mõtlesime, et me ei pea jääma 1 poiss, 1 tüdruku juurde. Me saame ka teha 2 tüdrukut, 2 poissi, nagu ma olen näinud Cernucci ja osad brändid veel teevad. Et see on selline, tekitab rohkem äkki sellist grupi community vibe'i. Ja, aga nüüd tulebki põhimõtteliselt selline social media 2.0, et me alustasime selle Tammsaare pargi mängudega, nagu Palsi mentionis. Tammsaare pargis teipel, 14-aastased chastidega kindlalt. Main One. Hevilt Main One. Shout out Main One. Ja see tõmbas viralityt, aga see tõmbas natuke valet tähelepanu. Me olime kuidagi nagu liiga noortele keskendunud ja okei, me saime 100 000 vaatamisi, aga see ei ole high intent nagu klientid. Nii, nüüd siis social media uus plaan oleme natuke ümber pööranud. Esiteks, meil tuleb 4 Brandface'i kokku, millest enamus on natuke vanemad või näevad välja vanemad. Siis lisaks videotes, keda me näitame, ei ole enam nagu tatikad, me ei võta enam nagu noori. Vahel võtame vanemaid, aga me tahakski seda nagu mix upida, et reachida rohkemat inimestele. Sest nagu me vist oleme öelnud, nooremad viitsivad vaadata vanemaid, aga vanemad inimesed ei viitsi tatikaid vaadata. Siis lisaks kõigele sellele tulevad sellised nagu influencerid, kellel me oleme juba pakid välja saatnud
ja UGC tüüpi content creatorid, kes aitavad siis meie nagu content'i mitmekülgsemaks teha ja nagu jõuda suurema massini. Igatahes me olemegi märganud, et müüki hakkab siis tulema, kui sa paned inimeste silme ette tooteid. See ei pea isegi olema nagu müük otseselt, et osta nüüd tossusi, vaid sa lihtsalt showcase'id tooteid, sa tutvustad, sa räägid, kui ägedad need on või lihtsalt näitad ja see juba viib müügini. Nüüd järgmise kuu eesmärke me vist ei ole, oleme küll paika seadnud. Et Mind Sound Crazy, aga tahaks teha novembri kuuga 10 000. Alati mulle meeldib seada suuremaid eesmärke, kui reaalselt on võimalik, sest kui sa sead väiksemaid, sa teed vähem tööd nende jaoks. Aga kuna on Black Friday month ja Black Friday, Cyber Monday ja jõulud, see ei ole novembris, siis see on täiesti võimalik. Lihtsalt meil on nagu Black Friday valmistused nii viimasele hetkele jäänud nagu selle pallile reisimise ja brandface'ide muutusega. Aga pole hullu, ideaalis juba järgmine nädal me lock-inime uued brandface'id ja alustame kohe räigelt pushimist. Nüüd rääkides natuke süsteemidest, just saime valmis Abandon Cart ja Abandon Checkout Flow'd, Welcome Flow'd on tugevamad, Ass'e hakkasime katsetama, Supply side on korras ja sotsiaalmeedia tiim on ka päris hästi. Andre Kingsepp, aitäh teile, te teete väga head tööd. Lisaks kõigele sellele siis, see on päris hirmus, aga meie budgetid on hakanud tõusma, sest kui sa tahad rohkem inimesi palgata, pead ka olema valmis rohkem maksma nende eest. Lisaks sellele tegime website'i kiiremaks. Natuke märkab seda, aga need on sellised väiksed fixid, mida enamus inimesed ei märka. Nüüd väike fun story ka siia lõppu. Me tellisime kuskil 6 aega tagasi 4-5 000 euro eest ugisi, sest talv, ugis season, best-selling tooted ja põhimõtteliselt väike behind the scenes meie businessisse ka. Kui osta pulk tellimusena ennem seasonit ette, loogiline, saad paremaid hinnad. Ootsime neid, saime kätte, olime nice, saadame influenceritele bla. Õnneks ei saatnud, sest nagu ikka me teeme alati legit check'id, äppidega ise kontrollime üle värk-särki ja vastus tuli tagasi negatiivne ehk repid. Need ugid, mis me tellisime, me panime legit check äppi ja tulemus tuli, et see on replika. Meil oli ikka päris mitukümmend paari neid. Praegu ei tea, mis sellest saab. Kui need ongi, tuleb nagu lõplik vastus, et need on replika, siis me ei müü neid Main One'is. Me ei müü neid kuskil. See kõlas nagu, et siis me müü neid Main One'is, me müüme mujal. Facebook Marketplace, olge kõva. Me teeme fucking 3 tunniga selle uue websaidi, see OOG või see Ita viib sinna kõik. Eesti leiud. Eesti leiud, jah. Mis tekitab räige probleemi, sest meil oli vaja neid ugisi Black Friday ja talve müügi jaoks. Aga nüüd, kui meil ei ole päris tooteid, siis meil ei ole mitte midagi müüa. Aga see on karm reaalsus, mis võib selles businessis juhtuda. Võibki lihtsalt juhtuda, et me tellime fake, isegi kui kõik supplierid, kõik on usaldusväärsed. Isegi nemad võivad mitte teada. Mina ei ole selle businessi supplier, mina ei taju seda, aga mis on kindel, on see, et neid me Main One'is ei müü. Muidugi räige bummer, suht sitt tunne. Oleme nagu retsilt miinuses, aga loodetavasti saab raha tagasi, osa juba saime tagasi. Aga kunagi ei tohi nendest asjadest lasta endal nagu pidurdada ja kohe äktisime kiiresti vist järgmine või ülejärgmine päev juba tellisime uued ugid, aga see nagu nii raske otsus, sest me panime jälle suured summad alla, ilma et me oleks nagu eelmistest kasu teeninud. Pluss see ka, et kui me saime need fake'id, me saime üle, isegi kui me saame raha tagasi, probleem oli selles, et meil ei olnud tooteid, mida müüa. Siis läbi selle tekkis meil idee, et äkki pööraks nagu halva asja heaks ja annaks siis ugid kodututele, mingitele peredele, kes on raskustes. Et natuke
kuidagi teha head siis sellest halvast olukorrast, aga vaatab seda veel, võib-olla supplier tahab neid siis tagasi. Igatahes uued ugid juba jõudsid ja need on legit. Me ei müüks mitte kunagi fake ja sellepärast me lihtsalt käitsume ka nii kiiresti. Muidugi business poole pealt see ei olnud nii beneficial meile, sest me tellisime juba nagu seasoni ajal ja kiiresti ehk siis toote hind oli ikka nagu kõvasti kõrgem. Aga pole hullu, igast asjast saab üle, õppisime sellest, saame järgmine kord isegi paremini, kiiremini, mida iganes, lihtsalt aina paremaks muuta. Ja nüüd üritame siin pallil iga päev võimalikult palju tööd teha, et actually luua sellest Black Friday'st mingi mõnus deal inimestele. Kõige olulisem osa sellise asja juures on siis see pakkumine, mis tooted sa pakud, mis hinnaga sa pakud, kas sa pakud midagi lisaks, nagu mingi kiire tarne, tasuta tarne, lisatooted, sellised asjad. Või lihtsalt sul peab nagu haigelt hea turundus olema, aga need kokku on nagu ideaalne. Nüüd ongi, oleme siin päris pikalt plaaninud, mida teha, mida müüa. Ilmselt läheb mängu ugid Air Force'id ja nüüd kolmas probleem, me tellisime Essentialsit, aga need pole ka veel kohale jõudnud ja need võib-olla jõuavad nagu täpselt enne Black Friday'd, mis tähendab seda, et meil pole aega nende turundamiseks ja me ei saa neid ennem turundada, kui need ei ole kohal, sest me ei tea üldse, kas nad jõuavad enne Black Friday'd. Igatahes selle mõtleb veel välja. Aga jah, järgmine update tuleb siis 6 aja pärast peale juba Black Friday'd, ennem jõule ja siis saab rääkida sellest, kuidas Black Friday läks ja mis plaanid meil jõuludeks on. Detsembris me peaksime olema just viimane nädal palil ja liikuma Kuala Lumpuri poole Malaisias. Uue aasta jõulud siis veedame Malaisias ja loodame, et seal saab piisavalt tööd tehtud ja et uus aasta tuleb ka mega äge. Igatahes droppige siis küsimusi, mis teil on kommentitesse, võin aidata business poole pealt, personal brändi poole pealt, mis iganes. Kui sa tahad veel kuidagi meie tiimiga liituda, sul on head oskusi, kirjuta meile, ma panen Instagrami siia descriptionisse. Ja kui sind huvitab business content või travel content, siis pane ka subscribe, sest meil tuleb iga nädal peaks tulema vlog ja siis iga kuu ma teen ka Main One'i kohta sellise kokkuvõtte. Davai. Kui sa vaatasid lõpuni, sa oled legend. Thank you.